Naiste õiguste kriis Afganistanis jätkub ja muutub Talibani võimu all aina hullemaks, kuna naised ja tüdrukud on üha enam haridusest, tööst ja isegi avalikust elust ära lõigatud. Ja see ei ole ainult poliitiline mahasurumine. See on jätkuv humanitaarkatastroof, mis surub Afganistani naisi veelgi sügavamasse vaesusesse ja isoleeritusse. On üks naine, kes on oma elu ohtu seadnud, et seista Afganistani naiste eest. Mahbooba Saraj, Afganistani naiste oskuste arendamise keskuse tegevdirektor Afganistanis. Mahbooba, sa otsustasid pärast Talibani võimule tulekut Afganistani jääda. Jätkad oma tööd naiste toetamisel hoolimata üha karmimatest piirangutest haridusele, tööle ja liikumisele. Sinu vaatenurgast, kuidas Afganistani naised igapäevaselt nendele poliitikatele vastu seisavad ja nendega toime tulevad? See on nende jaoks äärmiselt raske, väga raske. Aga nad püüavad siiski igal võimalikul moel, kui vähedi saavad oma haridusest midagi kätte saada. Olgu see siis madrassas või mõnes klassis, ma mõtlen kursusel või kus iganes. Et neid on mõningaid, mitte ametlikult, aga mõned on avatud siin-seal. Nad püüavad seda teha, samuti ka internetis. Nad püüavad sellest kogu süsteemist midagi kätte saada, mis on Afganistani naistelt ehk täielikult ära võtnud. Nii et jah, nad annavad endast tõesti parima, aga sellest ei piisa, sest paljude naiste jaoks lähevad asjad väga halvaks. Sellepärast ongi nüüd sundabielud. Need sunnitud abielud need on enamasti perekondade poolt korrandatud. Need on abielud, mis sõlmitakse täielikust meeleheitest, sest nad ei tea, mida oma tütardega peale hakata. Nii et nad tahavad nad mehele panna, et neil oleks mingisugune keelu. Aga nende olukord on tõesti halb, väga halb. Naiste jaoks täiesti kindlasti. Neil ei ole Afganistanis mingeid õigusi, mitte ühtegi. Millised on teie arvates kõige realistlikumad ja kiireloomulisemad sammud, mis võiksid tegelikult parandada naiste ja kogu Afganistani elanike olukorda? Millise sõnumi saadaksite rahvusvahelisele kogukonnale? Teate, ma tõesti ei tea enam, mida rahvusvaheline kogukond kuulda tahab või ei taha. Ma olen sellest täiesti segaduses. Rahvusvaheline kogukond on praegu väga valiv, teate küll, neil on selles osas oma vaatenurk. Mida nad tahavad kuulda, seda nad kuulevad. Kui neile ei meeldi, siis nad lihtsalt ei kuule. Nii et ma tõesti ei oska selle kohta palju öelda. Ma tean, et mis puudutab abiraha, mis Afganistani tuleb, siis seda on praegu palju vähem kui kunagi varem Afganistanis. Nii et, ja siis muidugi naistel ei ole lubatud töötada. See on üks osa tööjõust, mis on täielikult halvatud. Raha ei ole, tööjõud on halvatud. Ja naisi ei harida. Ja tegelikult ei ole ka poiste haridus teab mis hea, sest tead, poisid ei saa samuti korralikku haridust. Seda, mida neil oleks päriselt vaja õppida, et valmistuda tulevaks maailmaks. Ja kogu maailma arenguga, mis puudutab tehnoloogiat ja kõike muud. Et ausalt öeldes see on üks neist küsimustest, millest ma olen täiesti hämmingus. Ma tõesti ei tea, mis oleks tulevikus selle riigi meestele ja naistele hea. Ma ei näe midagi. Mida teie arvates tuleks teha, et parandada elutingimusi Afganistanis? Ei, see on üks neist asjadest, mida ma ei saa teha. Ma ei ole selline inimene, teate, ma ei usu, et midagi ei peaks muutuma või et midagi ei saa muutuda ja me peame niimoodi jätkama. Ei, see ei ole see, mis peaks juhtuma. 40 miljoni ja enama inimese jaoks, teate, et anda neile selline vastus või selline lootusetus elus. See on väga vale. Aga samal ajal tahaksin ma näha midagi konkreetset, teate, enda ees. Aga kuidas on võimalik midagi konkreetset näha, kui osapooled ja kõik, kes on seotud ning kõik, mis on vajalik selle toimumiseks, ei tööta. Naisi ei lubata, haridust ei ole, maailm ei taha raha anda, poliitiline olukord on äärmiselt ebaselge, nii et mis siis? Pakistan ründab meid ühelt poolt. Riik on täiesti suremas, sest nagu sõjas pole inimestel süüa. Ja kõik on lihtsalt, tead, siis peavad pered kas hakkama oma tüdrukuid müüma, mida nad ka teevad, või mis siis veel. Tead, nüüd on
Inimeste tütred on perede jaoks lihtsalt kaup, mida müüakse selleks, et lauale natukenegi leiba tuua. See on vale. Nii ei ehitata riiki. Riiki ei ehitata nii ega ka sellega, et kuskil peidetult on 1 või 2 klassi tüdrukutele ja seda nimetatakse hariduseks. Ei, see ei ole õige viis. Seda ei saa nimetada hariduseks. Haridus on midagi, mis hõlmab kõiki ja on kõigile. Ja selleks on vaja suurt rühma mehi ja naisi, kes õpivad ning seda tuleb väga-väga hoolikalt läbi mõelda. Ja seda tuleb neile õpetada. Aga kui tööd ei tehta, siis millist tulemust me üldse ootame? Me ei saavuta sellel viisil tegelikult mingeid tulemusi. See on midagi, mis on sõjas juhtunud ja juhtub veel paljudes teistes Afganistani provintsides, eriti nendes, mis on kaugel ja kuhu keegi eriti ei lähe ega tule, kus pole palju liikumist ega liiklust. See saab olema kohutav. Tõesti ongi. Iga kord, kui ma mõtlen sellele 5-aastasele tüdrukule, kes müüdi sõja ajal, murrab see mu südame. Mida nad teevad, kes neid ostab ja mis on selle 5-aastase tüdruku töö, kes on oma perest lahutatud ja viidud teise perre, isegi kui nad on tema vastu väga lahked. Mida see tegelikult tähendab? Kuidas nad siis lahked on? Ja siis hakkab mu mõistus mõtlema kõige pohutavamatele olukordadele, tead küll, kuidas nad kasutavad neid lapsi või nende kehasid, tead küll, kasutatakse ja ollakse, korjatakse, tead küll, kes teab, mis nendega toimub. Nii et see täielik teadmatus ja need on asjad, mis juhtuvad, ma mõtlen, see on lihtsalt andestamatu. See tõesti on nii, mul on kahju seda öelda, see on väga halb, see tõesti on nii. See on tõesti südantläästav. Mahbuba Sarai, aitäh teile, et jagasite oma mõjusaid tähelepanekuid ja selle vapra töö eest, mida te Afganistanis jätkuvalt teete. Loodame tõeliste lahenduste ja helgemate päevade peale Afganistani naistele ja kõigile afgaanidele. Suur aitäh, et täna meiega liitusite. Aitäh!